armsad emad ja isad. Tere vahvad õed ja vennad. Tere kallid vanaemad ja vanaisad. Tere head muusikasõbrad. Käes on imedaeg, päkapikkude hiilimise ja susside sahina aeg. Kaua oodatud jõululaulude ja isakellede helina aeg. Kingipakkide krabina ja salasoovide aeg. Kutsume lavale kõik meie laulupesa väikesed ja veidi suuremad laululinnud. Tervitame teid suure rõõmuga. Ütlevad ikka, et jõuluaeg peab viisakalt käituma, ei tohi õhtul liiga kaua üleval olla ega liiga palju multikaid vaadata. Isad ütlevad, et ei tohi jonnida ega viriseda. Vanaemad ja vanaisad isavad, et peab sõna kuulama, korralikult sööma ja hambaid pesema. Aga nii väga tahaks aeg-ajalt toad hästi sassi keerata,
et sokid oleksid seal, kus on pliiatsid, lauamängud oleksid seal, kus on kleidid, kingad oleksid seal, kus on potid ja pannid. Miks küll ei võiks vahepeal mu juuksed olla niisama sassis kui mu tuba? Kõik mu mängud ja värvid ja emme närvid. Te kuulete laulu suurest segadusest, Laisa lapse laul. Ma tahaksin nii väga olla päkapikk, kas või ühepäevasel jõuluajal, et saaksin hiilida kommikotiga aknalaudadel, astuda 3 sammu ja olla Ameerikas, astuda 5 sammu ja olla Austraalias, astuda 4 sammu ja olla Itaalias, siis astuda 7 sammu ja jõuda tagasi Eestisse. Oleks see vast vahva rännak. Laulupesa 3–6-aastased lapsed laulavad teile laulu Täna olen mina päkapikk. Täna olen mina päkapikk.
Jõuluõhtul paneme me minu õe Maarjaga alati selga ilusad kleidid, kammime juuksed ja teeme soengud. Vahel lubab emme meil oma huulelõiget. See on piduõhtu, aga mida teevad metsaloomad? Huuli nad vist ei värvi ja piduriideid ei kanna. Aga võin sulle rääkida ühe saladuse. Jänesed lähevad jõuluhommikul sauna ja pesevad oma karva kenasti läikima, vihtlevad ja aitavad ka sõpra küürida. Ja kõike seda teevad nad ikka lõbusa lauluga. Jäneste saunapäev. Poisid on meil kõrges hinnas, kuigi nad on vahel hirmus tüütud. Poisid on meil